Kui oled säästliku mõtteviisiga, siis vali endale Lexuse iselaadiv hübriid, millega saad suure osa ajast sõita puhtalt elektrirežiimil. Hinnavõit aasta lõpuni, nüüd kuni 6000 €. Vaata pakkumisi lexustallin.ee. Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Tere, head kuulajad, alustab Digitund tehnoloogia uudistega ja eetris on Hans Lõugas, Henrik Roonemaa. Täna on siis meil juba käes 9. detsember ja vaatame, mis on viimase nädalaga maailmas juhtunud ja Eestis. Ja räägime sellest, et Eestis on nüüd väga suur osa Eesti tarbijaid varustatud tehnoloogiaga, millega saab teha mobiilimakseid. Ja mingi osa Eesti tarbijaid on varustatud ka tehnoloogiaga, millega saab teisi pealt kuulata või millega saab pealt kuulamisseadmeid avastada. Eelmise nädala mõnes mõttes tehnoloogilisest sündmusest me katsume Hansuga oma ülevaatega teha. Varsti tuleb kohe müügile üks tavaline lauaarvuti, mille alghind on 6000 € ja rohkem. Uurime, miks selliseid asju toodetakse ja kellele see mõeldud on. Küsime, kas nii-öelda Venemaa Google ehk Yandex on läinud Kremli kontrolli alla ja kas ja mida me peaksime sellest arvama. Aga saate teises pooles võtame ette 5. generatsiooni mobiilside ja uurime, kes ja miks peaks endale saama õiguse teha võrk 5G-s. Digitund. No nii, Swedbank on siis suur Rootsi grupp. Meilgi kõige suurema turuosaga pank, kes teatas eelmisel nädalal, et meie saime kokkuleppele Apple'iga ja Swedbank avas siis kõigis Apple'i telefonides rahakoti teenuse, nii et Swedbanki kaardiga saab maksta läbi Apple'i telefonide. Kindlasti Apple'i telefon ei ole Eestis kõige rohkem suurema turuosaga, aga Swedbanki jaeklienti on väga palju ja sellega on siis nüüd väga paljudel Eesti inimestel võimalus teha põhimõtteliselt ilma suurema vaevata mobiilimakseid. Et see rahakott, millega maksid teha, on kõikides Apple'i telefonides juba sees, Walleti nimeline asi, otsige ta üles sealt. Aga selleks, et poes makse ära teha, on vaja teha paar liigutust. Ehk siis päris tavaline Swedbanki kaart on vaja kuidagi lisada sinna Apple'i rahakotti. Ja kui see on tehtud, siis saabki poes lihtsalt piiksutada. Vaja on leida viipemaksega terminal, mis on meil vist juba igal pool, mõnes kohas veel ei ole. Ma proovisin seda teha ja jäin toppama, ei olegi lõpuni saanud sellest hetkest, kui telefon ütles, et kaart on lisatud, kõik on hästi, aga et nüüd sa pead verifitseerima selle Swedbankis. Ja siis oli seal just nupp, et vaata, millised on erinevad võimalused selle tegemiseks ja ainus võimalus oli helistada Swedbanki, ta pakkus ise välja. Ja ma mõtlesin, et äkki see on selline kuidagi automaatne või poolautomaatne kõne või et ma sisestan mingi, no ma ei tea, kas või autendine Smart ID-ga näiteks, seda saab aru, et ma olen mina. Aga ta pakkus lihtsalt välja Swedbanki selle kõige üldisema klienditoe telefoni numbri, kui ma sinna nupule vajutasin. Siis hakkas telefon sinna helistama ja siis mõtlesin, et mis ma peaks ütlema sellele inimesele, aga kuna oli hilis õhtune aeg, siis ma mõtlesin, et hea küll, et ma ei hakka seda praegu tegema. Sinna täna jäigi. Kas sina tead täpsemalt selle kohta midagi? No Swedbank ise ütles ka, et peab olema verifitseeritud see, mille sina just komistasid, verifitseeritud telefoninumber. Ma ei tea, kelle nõudmine see nüüd on, kas see on rootslastena või ameeriklaste nõudmine või kellegi kolmanda osapoole. Aga nad ütlevad ka, et seda saab teha siis internetipangas, kus oma kontaktandmed saab avada ja telefoninumber kinnitada üle. Millegil põhjusel on vaja telefoninumbrit. Aga siis on 2 võimalust, kas Swedbanki enda äpi kaudu jagada see kaart nii-öelda sinna rahakotti või siis teha lihtsalt lahti Apple Wallet ja lisada uus kaart. No see oli lihtne, kes on kunagi lisanud oma kaarti ükskõik Bolti või kuhu mujal, et see käis täpselt samamoodi. Aga igatahes tore, minu meelest oli väga vahva või selline mõnes mõttes ajastu märk oli see, et kui need teated tulid, et Apple Pay on laienenud uutesse riikidesse, siis seal oli terve rivi uusi riike, Eestit ei olnud, aga oli Rootsi. Ja mingi kasu meile Rootsi pankadest. Me oleme osa nagu Rootsist siis, et lihtsalt kuna rootslased said, et siis laienes meile ka. No jah, Swedbank ütles, et kõigil 4 turul, ehk siis Balti riigid ja Rootsi. Balti riigid olid siis järelikult Rootsi, jah. No võt, nii et siis Swedbank on täna ainus Eesti nii-öelda päris pank, eks ole, kes seda võimaldab, et on need Revolutid ja N26
ma ei mäleta, mis seal veel oli, aga ainus päris pank, ma väga loodan, et teised jõuavad sellele järgi, sellepärast et ma ei ole ise küll iPhone'i kasutaja paar aastat olnud, aga see liigutus, et sa ei pea pangakaarti võtma välja, nüüd Androidis saab Swedbanki äpiga seda täpselt sama asja teha, et sa võtad telefoni ja paned vastu makseterminali. See tundub nagu selline ülimalt esimese maailma probleem ja ilmselt ta ongi seda, aga kui sa sellega ära harjud, siis sa harjud ikka väga ära. See sama trammi ja bussi asi, mida ma nüüd olen ka paar nädalat edukalt kasutanud, see on selline pisike mugavus, ilma milleta ei taha enam nagu olla. No vaata, teine asi on see, et oluline pakkuda tarbijale valikuvõimalust selles mõttes, et meil on telefone 2 suurema tarkvara platvormi peal, iOS ja Android ja oluline ikkagi, kui sul on vähegi suurema turuosaga teenusepakkuja, siis toeta mõlemat. Ehk kui sa teed selle Android äppi valmis, on väga hea, pingutage selle nimel, et siis saada Apple'ilt see kinnitus, et võib Apple Pay'd teha. Ja vastupidi ka, et ainult Apple Pay, miks siis on vaja teisi nagu jätta ilma, et oluline ikka mõlemad kaetud. Ja SEB kohta ma nüüd ei tea, aga räägitakse, et ka Eesti Pank, kelleks on siis LHV, et ma arvan, et ega nemad ka tulemata jää, vaid pigem ikka võiks vaadata, nemad ka LHV teeks Apple Pay toe ära ja siis on valikut veel rohkem, et oleks mitte ainult telefonidel valikut, vaid ka pankade vahel ja kõigiga saaks mugavalt maksta. Aga sa paned tähele üks huvitav asi veel, et nii palju kui vähemalt väliselt näha on, siis mobiilioperaatorid on kogu sellest skeemist ikkagi üsna väljas. Et Swedbankil on Androidis see oma äpp, eks ole, ja Apple Pay toimetab üldse oma kanaleid mööda. No ja ainuke asi nüüd M-taskus ikka, Telia tahab nüüd oma SIM-kaarte. Aga seal on need maksed sees, eks ole, aga ega mingit reaalset põhjust seda nagu maksevahendina kasutada ju ei ole. Küll aga, mis on just eriti huvitav, tulles tagasi selle ühiskaardi valideerimise juurde, et sinna surus ikkagi Telia ennast operaatorina vahele. Tehniliselt ei oleks võib-olla isegi ju nii väga vaja olnud seda teha. Aga ta surus ennast vahele ja tulemuseks on see, et sa pead minema mingit NFC SIM-kaarti hankima ja igasugust. Et kas tarbija võidab sellest? Läbi mingite rõngaste hüppama, eks ole, selleks, et teha ära midagi, mida sellisel kujul võib-olla polnud vaja teha, aga Telia jaoks kahtlemata on oluline, et seal oleks just see NFC SIM, sest siis on neil ikkagi väike kontroll, eks ole, selle kõige üle, mis seal toimub. Täpselt, et see nende operaatorite püüd sinna sisse tulla on neile vajalik, aga ma ei tea, kas tarbijale eriti praegu ei ole, jah. Aga teeme pausi, kas lähme edasi. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Jätkame digitunniga ja meenutame korraks hetke, et meil oli endine maaeluminister Mart Järvik, kes kurtis ja kahtlustas ja avaldas oma kahtlused, et teda kuulatakse pealt ja miks ta seda arvas, sellepärast, et tema töökabinetis tema hinnangul oli mingisugune seade, mida nimetas lutikaks ja ta avastas selle ühe võitluskaaslase seadmega, mis peaks olema lutikate avastaja, aga see lugu lõppes eelmisel nädalal siis sellega, et lutikana kahtlustatud seade oli hoopis wifi signaali võimendi. Ma arvan sinna üks täpsustavalt öelda, et Postimees kirjutas viitega mingisugustele mittenimelistele allikatele, kes seda väitsid. Allikad on anonüümsed, teada pole. Ei ministeeriumi ega ma ei tea, kapo ega prokuratuuri templiga paberit selle kohta ei ole. Ei ole. Küll aga selliseid valgeid ümargusi seadmeid võib leida vist igast kontorihoonest, vaatate lakke, kui see ei ole suitsuandur, siis on võib-olla wifi seade. Ehk et iga sellise seadme nägemine, oma silmaga nägemine kindlasti ei anna alust kahtlustada, et sind pealt kuulatakse. Ja me mõtlesime siin arutada üldse, et millal siis oleks nagu põhjendatud kahtlus arvata, et sind kuulatakse pealt. Ma arvan, et seda peab iga inimene ise teadma, et kas kahtlus on põhjendatud või mitte, aga minu meelest see oli just eelmisel või ülemisel nädalal, kui meil Geeniuses ilmus artikkel, et kuidas kontrollida, et kui sa lähed, võtad Airbnb endale, et seal ei oleks näiteks peidetud kaameraid. No kuidas kontrollida? No ja võt see ongi täpselt see, et kui sul on see seade, siis sa võid sellega käia toa läbi, aga see põhimõtteliselt avastab valdavalt ikkagi juhtudel, kui see seade näiteks kaamera või mis iganes sul seal on, edastab oma signaali juhtmevabalt. Ehk et ta otsib siis pidevalt töötavaid nagu raadiosagedusi on ju. Kui see kaamera näiteks ka on juhtmevaba, aga on programmeeritud edastama oma telepilti näiteks öösel kella 2 ja kella 4 vahel regulaarselt, siis sellest ei pruugi jälle kasule. Ühesõnaga õudne segadus.
aga noh, ka minul kodus näiteks on juhtmevabasid suitsuandureid ja liikumisandureid, kuna juhtmeid ei olnud veetud, ehk sellise pisikesi kiirgavaid punktikesi ja wifi jaamasid ja et neid on nagu igal pool, mida iganes sa avastad, siis ütleme sellist nagu raadiokiirgust avastada igas tänapäevasemas ruumis on suhteliselt tõenäoline. Eeter on täis ju tegelikult ju, see avastab ju sellist avalikul sagedusel mingi 2,45 gigahertz, et seal olevat liiklust, mis võib tulla igast wifi seadmest, et sa ei, kui sa ka märkad öösel kell 2, et sul on mingi infovahetus, see ei tähenda, et see pahatahtlik on. Ei, muidugi ei tähenda, aga kindlasti tuleks tähele panna või ma arvan nagu silmas pidada seda, et ega pealt kuulamine tänapäeval on, kus kellelgi on ikka tõsine soov ja see keegi näiteks ei pruugi isegi olla jõuametkondade esindaja. Ma ütlen, et võtame selle näite, et kui mina õudselt tahaksin sind pealt kuulata. No mis sa teeksid? No, kas sa paneksid siia stuudiosse mikrofonid, nagu praegu on? Siin on juba silmajärgi öeldes kuskil 7 või 8 mikrofoni, aga ma paneks ühe veel. Aga ma leiaksin selle võimaluse, kui see on näiteks asutuse sees või pere sees, et need seadmed on väga odavad, need on väga kättesaadavad, kas hallilt või mustalt või mis iganes värvi turult. Need on väga väiksed, neid saab peita suitsuandurite ja jumal teab kuhu sisse, ka kaameraid. Et see tehnoloogia on arenenud ju ikkagi väga kõvasti edasi. Nii et ma väidan, et kui keegi tõsiselt tahab sind pealt kuulata, siis ta seda ka saavutab. Seda kindlasti, aga ma võtame sellise elulisema juhtumi, et mulle tundub, et kõige tõenäolisem asi, mis juhtub kõige väiksema vaevaga sinu pealtkuulaja poolt. Et sa liigud oma päeva jooksul erinevates tubades, et ma peaks kõik need toad varustama mikrofonidega ja see läheks hirmus keeruliseks. Kõige lihtsam on seda ühte mikrofoni kasutada, mida sa nii kaasas kannad, mis on su telefon. Ja see oli teine mõte, kui ma seda uudist lugesin, et kui kellelgi peaks olema hirmus huvi, kas või ministrit pealt kuulata, et üks variant oleks kahtlemata proovida tema kabinetti sisse hiilida ja sinna lae alla see asi panna. Ja teine variant oleks saata talle e-mail, kus on vastav link ja ma ei tea, riigieelarve projekt, draft 3 on ju, ja ta teeb selle lahti ja ei saa seda lahti. No see on tüüpiline selline pahavara installeerimise seisund, eks ole, et kui meie kuulates on inimesi, kes kahtlustavad, et neid kuulatakse pealt, siis lutikate otsimine on üks asi, aga see on ikkagi natuke selline 1970 lähenemine. Et kindlasti sel juhul peaks nagu väga tõsiselt üle vaatama kogu oma IT, sest sealt nii-öelda pealtkuulamine on palju efektiivsem. Ja tead, mul tuleb sinu juttu kuulates tegelikult pähe, et jah, me võime kuulata, mida ministrid arvavad ja poliitikud ja avalikul tegelased, aga maailmas levib päris hoogsalt ka selline trend, kus inimesed kasutavad omavahelistes suhetes ära sellist sama tarkvara, mille inglise keeles hüütakse siis stalkerware, ehk siis nagu, kus üks teist kuulab, jälitab nii-öelda lähedases suhetes olevad inimesed, mis ei ole väga terve. Ja seal on see levinud kommertstarkvara, sa saad osta sellise asja, maksab sul mingi $10 kuus, mille sa üritad sokutada siis oma partneri telefoni. Ja selles mõttes on see väga hall ala, et seda tarkvara, sellist nuhkvara müüakse, nagu justkui tavalist tarkvara, aga seda kasutada, sisuliselt sa ikkagi rikud vähe sellest, et omavahelist usaldust siis ka ilmselt mõnda seadust, kui sa niimoodi. Ja see on olukord, kus tegelikult tuleks aru saada, et kas mu telefon käitub imelikult, kas ta on aeglane, midagi on veidrat seal, et su telefoni on pandud mingi selline nuhkvara. Ja kuidas see käib, kõige lihtsam on füüsiline ligipääs. Et kui sul on telefon lukust lahti või keegi saab sinna juhtme järgi panna, siis on kõige lihtsam seda teha. Ja kõige lihtsam sellest vabaks saada, teha telefon täiesti tühjaks, reset. Ja, aga nüüd läheme arvutit juurde ikkagi tagasi, eks ole, et ma väidan, et kui mul peaks olema hirmus huvi teada saada iga sinu klahvi vajutust, siis kui ma ise ei ole piisavalt osav, et sulle seda nuhkvara sinna sokutada, siis ma leian kellegi, kes seda teeb ja need teenused ei ole ülikallid. Ühesõnaga, tänapäeva maailmas, tänapäeva sellises kommunikatiivses elektroonilises keskkonnas, kui keegi väga tõsiselt tahab kedagi teist pealt kuulata, siis ta saavutab selle absoluutselt igal juhul ja mitte ühes kohas, mitte ühe lutikaga, mis on pandud ühe kabinetti, ühe lae, ühte punkti, vaid sel juhul ta teeb seda, ma ei tea, 3, 5 või võib-olla 30 kohas ja sa oled nii pealt kuulatud, et sa oled. Ja selle vastu ühe sellise seadmega kindlasti ei saa. Nii et ettevaatus ei ole kunagi liiast. Seda küll, jah. Väga õige kokkuvõte. Läheme nüüd lühikese teate juurde kõigile, kellel on rahakott nii pungil, et vajab üle ääre ja kellel meeldib Apple'i arvutid. Suvel kuulutati välja uus Mac Pro, väga kaua oodatud uus Maci professionaali
tõeline tööriist, mis lubas ja kinnitas siis selle Apple'i ustavatele järgijatele, et firma pöördub tagasi oma tõelise profitööriistade juurde. Mac Pro on lõpuks nii kaugel, et siis 10. detsembrist hakatakse seda, saab tellima hakata, küllap varsti saab ka kätte. Ja see on kallis lõbu, see on tõeliselt kallis lõbu, ehk siis $6,000 baashinnast hakkavad need pihta ja pluss monitor. Kas see maksab muus sama palju? Ja monitor on siis $5,000. $5,000. Ehk siis kindlasti väga teatud isikutele väga vajalik tööriist, aga võib-olla see on ülim näide sellest, kuidas Apple suudab ka profitööriistast teha, vorbida midagi sellist, mis on nii hinna kui ka disaini kui ka lubaduste poolest siis üsnagi tipus. Aga kellele see on ikkagi peamiselt videofilmitööstus ja muud sellised väga kõrgete graafikarõudistega. Palju nende Eestisse tuleb, sest see on huvitav, et Apple'il võtab see professionaalide turu avamine alati aega, et mäletame, et see nii-öelda prügikasti Mac Pro, mida nad tõid turule, ma ei mäleta enam, aastaid tagasi, eks ole, et seda nad hea mitu aastat või põhimõtteliselt praktiliselt nagu siiamaani sisuliselt ju ei uuendanud, sest nad olid seal teinud teatud disainiviigu, mis ei võimaldanud seda teha ja nüüd nad siis tulevad oma selle uue Mac Proga ja samal ajal, me teame, et selle uue Mac Pro sees on Inteli protsessorid, samal ajal, mis toimub Inteli põhilise konkurendi AMD-ga, täna tulevad järjest välja testid, kus näidatakse, et AMD uued protsessorid tunduvalt odavamate hindade juures ületavad Inteli protsessorite jõudlust väga korralikult. Nii et kas uue Mac Proga läheb sama ma mõtlen, et kui mina oleks täna vajaksin sellist arvutit, ma ei tea, 4K või 8K või mis iganes video tegemiseks, mul oleks vaja siis nagu ülivõimsat tohutut tööjaama, siis ma väga tõsiselt läheks ja arvutaks, et palju mul see selline AMD peale ehitatud ülivõimas Windowsi masin maksab. Ilmselt säästaksid, ma arvan. Ja selle Maciga käib kaasas see, mina väidan, et väga suuresti vanast ajast pärit selline Oreol, et ta ei jookse kokku ja seal ei ole viiruse ja et tegelikult ma arvan, et professionaalile, kas ta töötab selle Adobe mingi videotöötlustarkvaraga Macis või Windowsis, kindlasti on inimesi, kes võtavad seda endiselt väga kirglikult ja väga religioosselt, aga ma arvan, et väga paljude inimeste jaoks tegelikult ei ole vahet. Ma arvan, et riistvara mõttes on see täiesti nagu ülehinnatud, küll aga lõpuks võib see taanduda sellele, et kui see on nii niši tarkvara, et seal on sinu tööstusarvud spetsiifilise tarkvara ja mingite pluginite ühilduvus, mis kes ühel platvormil töötab või ei tööta, mis võib tähendada sulle lõpuks $6,000 arvutist. Igatahes... Plus 5000 monitori eest, plus 1000 monitori alusest ja nii edasi. Ei, sa ei pea muidugi sellist monitori kasutama, aga see on ilus ja väga hea. Ühesõnaga, vaatame, kuidas nende müük näiteks Eestis ja tegelikult laiemalt maailmas minema hakkab, aga teeme siia pausi ja siis 5G. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Digitund jätkub ja me räägime nüüd 5G-st. Stuudios on Elisa juht Sami Seppanen ja Levikom juht Peep Põldsam. Tervist teile. Me võtsime selle teema ette sellepärast, et eelmisel nädalal saatis Tõnis Palts ühe avaliku kirja ministrile ja tõi seal välja terve rea igasuguseid asju, mille pärast tema hinnangul see, kuidas Eesti riik täna 5G konkurssi teeb ja üldse selle 5G-le läheneb, et see on väga vale ja halb. Ja siis mõtlesime, et me katsuks siis rääkida, et siis 2 poolust on tekkinud ja üks poolustest on isegi kohtus riigi vastu. Ehk siis Levikom on kaevanud, eks ole, edasi selle sügisese otsuse. Ja otsust oodatakse ringkonnakohtust Peep Kunas. Täna homme ülehomme. Ja konkurss seisab praegu, eks ole? On nii? Nii, ma arvan, et ma ei ole kogemata siin, äkki keegi tahab nüüd siis kohtut mõjutada või? Ma arvan, et kohtul on veel võib-olla paar päeva aega kuulata seda saadet. Aga seal ma alustaks sellest kirjast, et Peep, kes on Tõnis Palts praegu Levikomi jaoks? Kas teil on mingisugune suhe või side? Ei ole mitte mingisugust jah, et ta on küll meie endine kolleeg, sest et tänane Tele2 vana nimega QGSM ja samasse gruppi kuulunud kaablioperaatorid ja nii edasi, ehk siis C-tähega Levikom, et sellel ajal jah, me ehitasime seda koos üles. Aga praegu ei ole osalust, mitte midagi. Miks ta saatis selle kirja siis? See oli selgelt ikkagi ju nii-öelda teie kaitseks saadetud avalik kiri.
ma ei oska öelda, kas ta on meie kaitseks või kellegi mingi põhimõtte kaitseks, aga et sellele ikka peaks Tõnis Palts ise suutma vastata. Tegi kirja. Seal kirjas oli kirjas, et Tõnis Palts kirjutas niimoodi, Sami, kuula sina. Järgneva ehitan üles vaid ühe kirja baasil, mille saatis mulle turgu valitsevate ettevõtete huvide eest võitlemise liider Elisa tegevjuht Sami Seppenen. Kas sa saatsid Tõnis Paltsule kirja? Ja kui Peep ütles, et ta ei ole nagu hetkel ametlikult mitte keegi, miks sa saatsid sellise kirja talle? Mis teil toimuks seal omavahel? No nii, tere hommikust kõikidele või tere pärastloome. Et esiteks Tõnis on pikka ajal, ma tulin 27-aastasena tegevusalale nagu peaaegu et lapsena ja Tõnis oli tollani nagu tänagi minust vanem mees ja ma olen teda läbi oma karjääri respekteerinud, pidanud kolleegina, konkurendina, eestkõnelejana, aga nüüd viimased 2-3 aastat, aasta 2 on Tõnis, keda ma varem tundsin, on muutnud, ma ei tea, millest ta on kibestunud ja faktid jutustamist ei häiri ja selline nagu nüüd ta on, mina ka ei tea miks on Tõnis nüüd hakanud Levikomi eestkõnelejaks, aga sina saatsid talle selle kirja? Ja siis on meie nagu tema ja minu vahel näiteks kirja ei saadnud, Messengeris suhtleme ja ma kommenteerin tema, käige vaatamas Tõnise Facebooki leheküljel, meil on mitu pikad arutelu seal. Aga selles mõttes sinu eelmine küsimus oli õige, kuna Tõnis kordab päris palju neid jutumärkides põhjendusi või tõdesid, mida ka nagu Levikom on esitanud selles saagas, mille tõttu me oleme varsti 2 aastat ootanud Eestis, me sagedused saaks. Et jutupunktid on nagu väga ühised ja neid mõlemaid ühendab muidugi see, et nagu ma ütlesin, faktid jutustamist ei häiri. Mis faktid siis need on, mis selle kirjas sinu arvates valed on, et ta seisab nagu peamiselt ka selle eest, et neid 2 lehekülge. 2 lehekülge fakte. Aga ta peamiselt ka seda sama, mida Peep ja Levikom on pikalt rääkinud, ma vastan. Et täna jagatakse, ma siis ütlen, kuna kuulajad tõenäoliselt ei ole tutvunud sellega täna hommikul ka mitu tundi nagu mina, et peamine vaidlus käib selle üle, et kas see sagedusala, mis täna pannakse konkursile, kas seal tuleks niimoodi jagada see 3 väga suureks osaks või tuleks see jagada, ma ei tea, 30 väga väikseks osaks ja siis saaks turule tulla suur hulk uusi tegijaid. Ma selle kohta ei saa öelda õige või vale, need on võib-olla lihtsalt erinevad lähenemised. No, ma ütleks nii, et siin on, esiteks me peame käsitlema Eestit ja Soomet täiesti omas kategoorias, kuna siiamaani veel teistel ei ole olnud seda probleemi, kes on siis oma auksjooniga reeglitega välja tulnud, ei ole seda probleemi, et meil on teadmatu aja, umbes pool sellest sagedusreast või ribast on kasutamatu. Me ei saa kasutada seda, kuna meil on Vene piirang. See on esimene asi. Teine asi on see, et kas me vaatame, kas GSM-ad või 3GPP-d, kes mõlemad on nagu selle standardi loomise, selle meie ühiste globaalsete, eriti euroopalaste mängureeglite nagu loojad. Kõik ütlevad, mõlemad ütlevad ja operaatorid arvavad ka 3,5 gigahertsid on mõeldud selleks, et see järgnev 4G-le järgnev datamasside liigutamiseks, lõpptarbija jaoks liigutamiseks tulev sagedusriba ja seda tullakse kasutama suure tõenäosusega 5G tehnoloogiaga. Siis meil on teisi sagedusribasid, meil on 700, 800, 900, neid on mõeldud IoT jaoks. Okei, sina ütled, et see 5G konkurss, mida riik praegu korraldab, et need sagedused, mis seal on, need on selle jaoks, et see tänane 4G, kui ta jääb kitsaks, siis ta hakkab nii-öelda täiendama, asendama seda 4G-d ja me kasutame seda 5G-d samamoodi, nagu me praegu kasutame 4G-d. 3,5 gigahertsid on 10 aastat Euroopas vaeva nähtud, et leida see järgmine väga lai sagedusriba, millega jälle need 10-100 kordsed datamahud, mida tänasest on 10 aasta pärast me suudame lahendada. Neid ei suuda, me enam 20 megahertsiga ei tee midagi, me ei tee enam 50 megahertsiga midagi, me vajame vähemalt 100, et saada 10-100 kordsed kiirused ja mahud. Okay, ja selleks 3,5 gigahertsi on ainus ja see on mõeldud üleriigiliste mobiilside datamasside liigutamiseks. Aga Peep tahab sellega siis teha mida? Mida sina sellega tahaks teha, Peep? Kas sa tahaks ehitada üleriigilise andmemassiivide liigutamise võrgu 5G-s? Jah, 5G ei ole ainult mobiilside tehnoloogia, et selles ongi 3,5 gigahertsid on. No ikka ei ole, et ikkagi 5G on selline tehnoloogia, mis võimaldab esmakordselt siis seda võrku panna tööle
oluliselt erinevate ärimudelite teenindamiseks kui pelgalt kõne või internetiühendus. Ja ütelda, et on ainult nüüd mobiilsideteenuste jaoks vajalik, ei ole ikkagi, meie ei ole nagu sellega nõus. Vastasel juhul ei oleks standardiorganisatsioon 3GPP Grupp disaininud 5G standardi või tehnoloogia 3 stsenaariumi jaoks. See on ikkagi siis senisest kiirem andmeside, millel puudub igasugune tehnoloogiline uudsus, need on lihtsalt vanad tehnoloogiad, nüüd, mis pannakse käima laiemas ribas. Laiem riba tähendabki suuremat kiirust. Suurem andmete kiirus laialdaselt üle riigi kõigile inimestele, see on see, mida Sami tahab teha. Jah, siis on võimalus kasutada massiliselt väga väikese võimsustarbega sensoreid ehk asjade internet ehk IoT, mis on päris suur muudatus. Ja kolmas on siis ülikindel ja väga madala latentsusega ehk väga väikese paketi viitega teenused. Need on kõik need tööstusrobotid ja isesõitvad autod ja nii edasi. Kas sina tahaks ehitada pigem seda number 2 ja number 3? Ei, valesti aru saadud. Kui vaadata, Levikom tahab teha täpselt seda sama asja, ühesõnaga, ma ei kasutaks siin tuleviku seda grammatiliselt tuleviku väljendit, vaid me tahame teha täpselt seda sama, mida me oleme teinud viimased 3 aastat. Me tahame selle tehnoloogia peal, selle võrguplatvormi peal pakkuda lairibateenuseid. See on siis see nii-öelda maa internet ja viimane miil, seal kus kaablit ei ole majanduslikult mõistlik tõmmata, kui ta ei ole tänaseks tõmmatud, ei tõmmata ka sellises ulatuses, et see nõudlust rahuldaks ka ära tulevikus, ehk siis ju 5G omaaegne ju hüüdlause oligi, et kui 5G, päris 5G tehnoloogia tuleb turule, siis fiibrit enam vaja ei ole. Et see on ka see, mida ju Levikom juhtmeta püsiühendusega on teinud. Meil ei ole täna 5G, sellepärast, et meil ei ole ka seda sagedust. Me oleme sunnitud kasutama teisi tehnoloogiaid seal täna. Aga see on see, mida me tahame selle sagedusloaga teha. Aga sa ei ehitaks üleriigilist võrku? Ikka teeks üleriigilise. Samasuguse nagu Elisal näiteks praegu on 4G, sa ehitaksid üleriigilise 5G võrgu? Aga mitte mobiilivõrguna, vaid fixed wireless access ehk siis ikkagi juhtmeta püsiühendusena, mitte mobiilsena. Meie ei usu, et Eestis oleks võimalus mobiilside teenuste turul midagi teha. Meil on tugev konkurents, meil on väga head kvaliteetsed teenused 3 mobiilioperaatorite poolt. Ma arvan, et parimad hinnad, ütleme megabitti hind Euroopas üks parimaid, levialad ja kõik teenused on väga head. Sinna ei ole, vähemalt Levikom ei ole seda, me oleme arutanud, aga sinna meil asja ei ole, seal ei ole ärivõimalust. Aga teine pool, mis on siis on asjad internet ja kõik sellega seonduvad teenused, mitte ainult siis asjade internet, vaid loomulikult kui tulevad kas tööstusrobotid või isesõitvad autod, targad teed, kus me vaikselt juba oleme ühte-teist nagu tegemas, siis need ühesõnaga kogu see kolmnurk, kõik 3 stsenaariumit, mida 5G standard on ette näinud, soovib Levikom kasutada. Sina või Elisa või ülejäänud Eesti Telekomid ei usu, Sami, et Levikom seda teeks? No, see ei ole meie asi uskuda, me teame paljud asjad, aga mulle väga ei meeldi selline asi, et öeldakse, et ma ei taha teha mobiilit, ma teen fixed wireless. Mis see wireless on? See ongi ilma juhtmeta. Mis vahe on mobiil? Küsimus on sellest, veel kord. Meil on 10 aastat tehtud Euroopas tööd selleks, et leida üks ja ühtne lai sagedusriba, kus saavad operaatorid pakkuda 100 kuni heal juhul isegi 150 MHz laiuses riba. Ja sellega vastata sellele nõudlusele, mis massides Eesti puhul 1,3 miljoni inimese puhul on 10 kuni 20 kordne tänaseni 10 aasta pärast. Siis on 4G nii umbes ja nii täis, kui võib-olla see jääb mingiks kõnevõrguks maksimaalselt. See on see, mida kogu tegevusala tahab. Ja selleks meil on vaja seda laia riba. Sellele on ka vaja seda, et sul on olemasolev baastaristu. No sitä on nyt siin 3 operaattorit ehitanud 20 aastat. Sä ei tee mitte mingisugust üleriigillist võrku enam ühtegi ilma olemasolevat baastaristu. Baastaristu on siis mastidevahelised ühendused, valguskaablid seal maas. Kogu see asi, kuhu nüüd 3 operaattorit on investeerinud viimase 20 aasta jooksul, ma nüüd hinnanguliselt panen miljard
suurusjärgus. Sitä on selleks vaja, että sä võid pakkuda üleriigilist teenus igalle inimeselle. Ja kun sulla sitä võimekust ei ole, siis on väga küsittäv riigi vaatenurgast, kas sitä ülikriitilist resurssi ehk sagedust võib hakata tükkeldama iga ühele, kes tahab midagi väikest, ma kuulsin nurgakesest teha. Aga Euroopas on riike, kus seda on tehtud. Iga tükki, ja hinnad on mobiilsed teenuses mitme, 3, 4, 5, 6 kordsed. Ehk siis iga tükike, mis sa sealt ära murrad, on sellest tulevasest kapasiteedist välja. Võib-olla, et esimesel 2-3 aastal meil on tõesti nagu väga palju sitä sagedusresurssia, võib-olla me ei suuda kõike kasutada. Ma lupaan sulle 10 aasta pärast meil on liiga vähe. Lupaan. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Jätkame digitunnis 5G diskussiooni ja üks asi, mis siit juba eelmises lõigus mitu korda läbi käis, on see, et ega see konkurss, mis praegu tuleb, ei ole viimane. Et praegu pannakse, eks ole, teatud, ehk siis 3 × 130 megahertsi, oli niimoodi, jah, sinna välja. Aga riik on ette valmistamas ja plaanib järgmise aasta jooksul tuua välja ka 700 megahertsi ja 26 gigahertsi. Kas need võiksid sobida, Peep, sulle selleks, mida sa tahad teha? Kui me ei räägi suurte maa-alade katmisest ja sadade tuhandete klientide korraga andmete liigutamisest, siis äkki 26 oleks väga hea kiire ühendus. Ja need mõlemad, nii see madalam sagedus, see 700 megahertsi ala, see tähendab, et see on tõesti väga hea sagedus selliste rakenduste jaoks, mis vajavad üleriigilise leviala ehitamist. Näiteks kõik igasugused monitooringu teenused, trackingu teenused, kus objekt kas liigub või on vaja katvust kuskil metsades, rabades, soodes. Et kuivõrd madal sagedus, vähem arv tugijaamasid selliste rakenduste jaoks nagu väga hea. Ja kõrgem sagedus, see 26 gigahertsi, siis jällegi nagu vastupidi, et seal on siis ühe kanali laius on mitte 100 megahertsi nagu 3,5 sagedusalas, 5G standard ette näeb vaid 400 megahertsi. Ehk siis see on selline ainukene reaalne siis sagedusala, kus saab pakkuda ikkagi tegelikult 1 gigabitti sekundis andmeside. Aga selle leviala me ilmselt mõõdame meetrites või? Jah, päris meetrites ei mõõda, aga jah, et selline, meil on üleval 60 gigahertsi alas, kus me juba üle 1 gigabitti üle õhu edastame juba 1,5 aastat, siis kui 60 gigahertsi levib umbes kuskil 500 meetrit, siis eeldatavasti jah, me 26 puhul räägime mingist maksimumkilomeetrist võib-olla tõesti. Sami, mis teie plaanid selle 700 megahertsi ja 26 gigahertsiga on? Kas seal võib Peep toimetada või tuleme aasta pärast kokku ja siis on sama jutt? Läheb nii ilusti need asiat nagu segamini. Üks räägib nagu praktilise nagu vanamoodi linkidest, mida võib nimetada täna nagu point to pointiks. Ja seal on need gigahertsid on nagu üüratud kõrged, aga nendele mitte midagi tegemist lõpptarbija teenusega. Et me võime siin tehnoloogiatest ja kosmoselaevadest rääkida, aga teeme sellise kokkuleppe, räägime ainult asjadest, mis puudutavad 100 000 inimesi, kuna me räägime riiklikust ressurssist. Ehk siis kõrgete sageduste, millimeetri sagedustega meil ei ole eriti veel nagu nägemust. Ja see tuleneb sellest, et standardid ei ole, tehnoloogiad ei ole sellist, mis oleks mõeldud ja oleks kuluefektiivne suurtele massidele. Ehk siis ootab. Meil on mingid stsenaariumeid, aga midagi sellist konkreetset. Eks ma võiks öelda, et me hakkame sellel aastal seda tegema. Ei ole. 700, 800, 900, eriti nüüd 700, mis tuleb tõenäoliselt järgmiseks peale 3,5 giga tuleb oksjonile, on selline, nimeks seda nissi sageduseks, selles mõttes ta on nii väike, ta on 10 megahertsit, kui ta jagatakse 3, ta on 10 megahertsit per operaator või per teenusepakkuja. Ja ta jääb selliseks äärealade 5G sageduseks. Ta saab olema kindlasti järgmiseks siis NB 5G IoT aluseks. Täna meil on 4G põhine NB IoT, suurepärane tehnoloogia, kattab täna kõigi IoT vajadused. Kaevad ennast 5 meetrit maa alle, levi on olemas. Ja, ma saan aru, et neid vajadusi ka täna eriti ei ole. Kõigil aparaatid, ma ei tea, kas Tele2 on, aga Telial on ka sarnase tehnoloogiaga võrku. Aga meil on seal 100 000 simme, issand jumal. On. See NB IoT
piirissä, ma arvan, on tänään Eestis olevatest IoT-liitestest 99% ja siis 1% on kuskil mujal, ma ei tea, LoRaWave, Sigfox või mingi muu. Kas mis need on mingid elektri... No kõige suurem üksik Eestis on elektrimöödikud, veemöödikud, erinevad temperatuurimöödikud ja vesielekter on põhilised, mis tänään lähevad üle mobiilisid. Ehk siis 700 saab olema, aga ta, nagu ma ütlen, tal on konkreetne vajadus, aga ta on ikkagi nissisagedus. Me kindlasti osalemme, me kindlasti vajame seda. Ja siis on järgmine on see, et kui 800 ja 900 sagedused, kui me hakkame neid siis agregeerima pärast nagu 5G jaoks, siis hakkab tulema sinne laiem sagedus ja siis tuleb meil selline tegelikult väga vinge 5G-põhine leviala, aga tänään sitä ripa on seal veel liiga vähe. Kas sa Peep näed, et need uued 2 oksjonid võiks Levicomi olukorda kuidagi parandada tulevikus või? Isegi kui te nüüd seda 3,5 GHz peal ei saa, et aga et siiski uued oksjonid tulevad ja saate edasi jah, kindlasti, aga et meil on ka nagu suured kahtlused, et ega siis ilma asjata näiteks Saksamaa ja veel paar riiki ei pannudki 3 sagedusala korraga oksjonile just nimelt sellepärast, et mitte tekitada turul sellist ebatervet konkurentsi, sundida mingeid operaatoreid osalema mingi sagedusala konkursil, mida äkki ei olegi nii palju vaja või et oleks mingi parem sagedusala kuskil mujal. Siis kindlasti... Mida on sundimine? Kui sa paned nii nagu Eestis juhtus 3,5 sagedusala ja puudub operaatoril igasugune teadmine, millal tuleb 700 või 26 konkurss ja kõige olulisem, millistel tingimustel. Kui seal jällegi riik otsustab põhjendamatult piirata sageduslubade arvu ära, nagu näiteks selle 3,5 sagedusalas, kus ei ole ressursi probleemi. Standard võimaldab maksimaalselt 100 megahertsilist kanalit ja laiemat kui 100 megahertsilist kanalit saab kasutada ainult tugijaamas. Aga need kliendiseadmed, mida me poest ostame, telefonid või netipulgad, need on ikkagi standardi kohased, võimaldavad ainult kuni 100... Sorry, ma pean nüüd, Peep, meil on 100+100 nii terminaalitena kui võrgus on testis, et palun lõpeta selliste nagu täiesti mustvalgete valete levitamine. Ja me oleme alles alguses, 100+100 on juba testis. Tegelikult ka. Kas sa näed, Peep, tulevikku sellisena, mida Sami enne ütles, et 10 aasta pärast on 4G nii umbes, et meil on vaja seda, mida me täna 5G ehitame? Kas 4G läheb umbe 5-10 aasta jooksul? Minu arust on üldse mõttetu hoida nii-öelda vana tehnoloogiaga võrk nagu püsti, et ma saan aru, et vanadel operaatoritel on suured kliendibaasid peal, infrad on välja ehitatud, 5G tuumikvõrk näiteks on põhimõtteliselt erineb sellest, mis on kõik varasemad nii-öelda need võrgukeskused arhitektuuriliselt ja seetõttu siis tegelikult vanadel operaatoritel igal ühel on täna üle 200 megahertsi sagedust ja tegelikult nad võiksid teha ülemineku 5G peale, et miks üldse 4G või 3G peab hoidma. Meil on pool minutit saate lõpuni, Sami, miks te pange 4G kinni, minge kohe 5G peale ja sagedused on olemas? Joo, nyt on niin, että me peamme võrkusid ehitama meie klientide jaoks ja sellised terminaalid, kui meie klientide jaoks paras jagu on, siis me oma võrgud optimeerime. Me läheb kaua aikaa veel, että me saamme 2G:st lahti. Siis läheb aikaa, että me saamme 3G:st lahti, me vapastamme neid sageduse ja tasapisi. 4G on mängus veel 10 aastat, et need soovitused 4G kinni panna, ne on pigem jouluvanalle kui operaattorid. Sest kellelgi ei ole telefone. Täpselt. Selge, meie saateaeg on läbi. Aitäh osalejatele, vaatame siis, mida kohtuotsus toob, loodetavasti kolmapäeval tuleb ja siis vaatame, kas tõenäoliselt ka mis Riigikohus sellest kõigest arvab. Aga digitund on jälle eetris nädala pärast.